Donald Trump on astumas julget sammu. Luureandmed näitavad, et Ameerika väed sisenevad peagi Iraani Kargi saarele. See saar pole lihtsalt tavaline maatükk. See on Iraani naftatööstuse süda, kust mida läbib ligi 90% toornafta ekspordist ning mis on raskustes majanduse elujõuks. Paljud ei saa sellest aru. See oluline taristu ei ole tugevalt kaitstud. Ja nüüd on Trump selle sihikule võtnud. Täna analüüsime sammu, mis võib Lähis-Ida enneolematult raputada. Vaatleme, miks Iraan ja tema liitlased Hiina ja Venemaa on ärevil ning kuidas see haavatavus paljastab isegi võimsate autoritaarsete režiimide hapruse. Et mõista, miks Donald Trump kaalub eriüksuste saatmist Iraani, tuleb alustada riigi majanduse alusest, naftast. Iraani tõestatud naftareserv on umbes 208 miljardit barrelit, mis on maailmas 4. kohal. Iraan ekspordis enne häidete suurenemist ränkade sanktsioonide ja sõja ajal umbes 1,5–1,6 miljonit barrelit päevas. Konflikti ajal, kui barreli hind on umbes $85, laekub iga päev palju raha. See ei puuduta vaid toornafta eksporti, vaid ka raha, millega makstakse palkasid, toetusi ja finantseeritakse sõjalisi operatsioone. Nafta hoiab süsteemi vaikselt koos. Kui see eemaldada, nõrgenevad kiiresti valitsust toetavad võrgustikud. Enamik naftast ei liigu torujuhtmetes. See liigub tankeritega üle Pärsia lahe ja läbi Hormuzi väina, mis on maailma tähtsamaid kitsaskohti. Peaaegu kõik Iraani ekspordid pärinevad ühest kohast, muutes süsteemi hapraks. See asukoht on Kargi saar, mis asub vaid 25 kilomeetri kaugusel lõunarannikust. Kaugelt vaadates tundub see rahulik, võib-olla isegi vaikne. Satelliidipilti suurendades paljastab Karg endaga väikese korallatollina. Umbes 20 ruutkilomeetrit künkliku maastiku, kus hiiglaslikud mahutid kerkivad nagu metallist mäed. Pikad kaid ulatuvad sügavasse vette hiidtankerite jaoks. Maa-alused torujuhtmed toovad naftat üle kogu riigi ning täismõõdus lennurada on ehitatud tiheda liikluse jaoks. Kaardid näitavad, et see asub Bahreini USA laevastikubaasi lähedal. Katar ja Saudi Araabia rannikud on silmapiiril, muutes selle Ameerika vägedele justkui kiviviske kauguseks. See väike saar on Iraani nafta ekspordi peamine läbipääs. Selle kontrollimine tähendab riigi majandusliku eluliini kontrollimist. Kargi lugu on sügavam kui sõjaarmid, olles osa Ameerika ajaloost, mis on avalikult konfiskeeritud. Enne 1979. aasta islamirevolutsiooni kuulus enamik saare naftataristust USA firmadele, kes pumbasid toornaftat Ameerika järelevalve all. Revolutsioon konfiskeeris selle kõik. Nagu välisvara on ära võetud ka mujal, näiteks Venezuelas, näeb Trump nüüd võimalust võimu tagasi saada, mitte neid hävitada. USA ja Iisraeli rünnakud tabavad lennuradu, radareid ja juhtimiskeskusi, kuid Kargi saar jääb puutumata. See on silmatorkav vihje. Hiljutised raportid, Shohok's Axios, kinnitavad, et ametnikud arutavad hõivamist erivägede abil. See on sageli seotud kõrgrikastatud uraanivarude kindlustamisega paikades nagu Isfahan. Saar on seni puutumata strateegilistel, mitte halastavatel põhjustel. See võiks toimida tankimispunktina edasisteks sissetungideks, operatsioonide baasina või isegi hoovana Hiina survestamiseks, dikteerides naftavoolu selle rafineerimistehastesse. Iraan teab seda väga hästi. Kargi saart on varemgi rünnatud. Iraani-Iraagi sõja ajal pommitasid Iraagi õhurünnakud saart ning naftatankereid, mis viis tankerite sõjani. Kindlustuskulud tõusid lakke ja meeskonnad pidid ohtudega toime tulema, kuid Iraan parandas rajatised, suunas saadetised ümber ja jätkas eksporti. Pommitamine ei murdnud süsteemi, kuid paljastas selle nõrkused. Ajalugu kajastab ka vaoshoitust. Jimmy Carterile soovitati pantvangi kriisi ajal Kargi saar hõivata, kui ta taganes, nagu ka Ronald Reagan tankerite sõja ajal. Donald Trump ei soovi seekord võimalusest loobuda. Varasema pommitamise asemel kaalub ta nüüd vägede saatmist ja saare vallutamist tervena. See on teostatav võimalus, mille teeb võimalikuks väikese avamere saare geograafia. Iraani tugev vastapanu teeb riigi vallutamise USA-le ja Iisraelile peaaegu võimatuks. Seal elab 80 miljonit tugeva tahtega inimest ning maastikus on mäed ja kõrbed, kuid üksik saar on palju lihtsam sihtmärk. Keskendunud operatsioon neutraliseeriks kaitse ja hõivaks terminalid kiiresti, muutes kraani diplomaatia tööriistaks, kus Iraan saaks naftatuludest vaid tilgakaupa vastavalt režiimi või selle järglaste käitumisele.
enesekindlust suurendab USA tugev kohalolek piirkonnas, sealhulgas 5. laevastik Bahreinis. sõjalaevad patrullivad lahes iga päev. Lennukikandjate löögigrupid vahetuvad regulaarselt, tuues tuhandeid meremehi ja lennukeid. See tähendab, et iga operatsiooni esimene faas on juba käeulatuses. Ameerika õhurünnakud on juba pommitanud Iraani kaitsesüsteeme, kahjustanud radarijaamu, hävitanud raketipatareisid ja jätnud suure osa Iraani õhujõududest maa peale. Trump tõi rünnakud kiirelt välja kui tõendi USA domineerimisest Pärsia lahes. Tema viimaste avalduste kohaselt on juba hävitatud 10 Iraani lennukeid, lennurajad on pommitatud auklikuks ja juhtimiskeskused on rivist välja löödud. Ta rõhutas, et kampaania eesmärk on nõrgestada Iraani sõjalist jõudu ja takistada selle mõju levikut väljapoole. Rünnakud on suunatud ka Iraani rannikukaitsevõrgule, mis kaitseb strateegilisi paiku nagu Kargi saar. Trump väitis, et need operatsioonid on kõrvaldanud suure osa Iraani jälgimisvõimest, jättes radarid pimedaks ja raketipatareid töövõimetuks. Ta ütles, et USA kontrollib peaaegu täielikult lahe õhuruumi, võimaldades mereväel Kargi üle kontrolli tugevdada. Oma teadetes on Trump nimetanud kampaaniat otsustavaks sammuks Iraani majandusliku tuiksoone läbilõikamisel. Ta tõi välja Kargi saare olulisuse ja märkis, et USA merevägi on valmis blokaadiks, kui õhurünnakud on kaitsevõime likvideerinud. See takistab tankeritel sisse või väljasõitu. Kui Hormuzi väin on Iraani ähvarduste all ja tankerite liiklus aeglustub, tooks Kargi sulgemine Iraani naftaekspordi peatuse ja lõigates peaaegu üleöö ära miljardite väärtusest tulu. Ainult vetekontrollist ei piisa. Maaväed peavad kindlustama ka saare. Merejalaväede santüksused võiksid maabuda, kui kaitse on neutraliseeritud. Kopterid ja dessantlaevad viiksid väed otse tähtsa taristu juurde. See sisaldab laadimisseadmeid, mahuteid, side- ja juhtimiskeskusi, mis hoiavad ekspordivõrku töös. Erioperatsioonide meeskonnad liiguvad tõenäoliselt esimesena ja kindlustavad võtmekohad enne suuremate jõudude saabumist. Kargi geograafia võimaldab seda. Saar on vaid mõne kilomeetri laiune, nii et koondatud jõud suudaks selle kiiresti kindlustada ja mõne tunniga ülejäänud Iraani naftavõrgust ära lõigata. Tõeline šokk poleks sõjaline tegevus, vaid see, mis juhtub majanduse ja inimestega. Naftaraha hoiab süsteemi vaikselt koos. See rahastab võrgustikke, mis hoiavad valitsust töös ja piirkondlikku mõju. Ilma selleta need süsteemid nõrgenevad kiiresti. Iraani juhtkond peab kas taastama ekspordid välisriikide kontrolli all või leidma kiiresti alternatiivseid tulusid, kuid mõlemad on keerulised. Kargi saar võib oma väiksusest hoolimata mõjutada režiimi alustalasid, kuid Iraan ei jääks saare rivist väljalangemisel täiesti abituks. Teheran avas 2021. aastal Koreaski torujuhtme, et vähendada sõltuvust Pärsia lahe eksporditerminalidest. Selle asemel, et laadida toornaftat Kargi saarel ja saata see läbi Hormuzi väina, veab see torujuhe naftat Bushehri provintsist üle kogu riigi kuni Yaski sadamani Omaani lahe ääres. Süsteem suudab teoorias transportida 1 miljon barrelit päevas, kuid tegelikkuses on see palju vähem. Tegelik voog on arvatavasti umbes 300 000 barrelit päevas, osaliselt seetõttu, et Yaski ümbruse taristu on endiselt poolik ja osaliselt seetõttu, et piirkondlikud pinged on tegevust häirinud. Torujuhe annab Iraanile päästerõnga, lubades eksporti jätkata ja tankeritel laadida väljaspool Hormuzi väina. See tooks riigile veidi tulu, samal ajal kui ametnikud kiirustavad naftakaubandust ümber, kuid varuplaanil on piirid. Kargi saar ekspordib valdavat osa Iraani toornaftast. Yaski terminal ei suuda seda vastu võtta. Isegi kui torujuhe töötaks täisvõimsusel, suudaks see ikkagi transportida palju vähem naftat, kui Kargi saar tavapärase töö ajal töötleb. Teisisõnu, see võib küll leevendada esialgset majanduslikku šokki, kuid ei suuda täielikult asendada saare rolli Iraani ekspordisüsteemis. Lisaks on veel haavatavuse küsimus. Koreaski taolised torujuhtmed ulatuvad üle 1000 kilomeetri läbi kaugemate piirkondade. See muudab kaitsmise raskeks, sest üks täpne rünnak või sabotaaž eraldatud piirkonnas võib katkestada toornaftavoo. Iraani põgenemisteed võimaldav infrastruktuur võib kiiresti muutuda nõrgaks kohaks. Torujuhe annab veidi hingamisruumi, kuid ei lahenda põhiprobleemi. Kargi sadama suurhäire vähendaks valitsuse tulusid, riaal langeks edasi ja paljudele peredele vajalike toetuste säilitamine muutuks raskeks. Kui hüved kaovad, võid majanduslik frustratsioon kiiresti tänavatele jõuda. Torujuhe annab küll aega, kuid ei peata survet. Kargi kaotus mõjub režiimile raskelt, mitte vaid rahaliselt, vaid ka nende aastakümneid räägitud murdumatuse loos. Iraani juhtkond on üle 4 aastakümne rajanud oma identiteedi vastuhakule. Nad ütlevad oma rahvale, et astusid aastal 1979 Ühendriikidele vastu, talusid aastakümnete sanktsioone ja jäid ellu kõigist katsetest neid isoleerida või nõrgestada. See narratiiv on nende legitiimsuse alus.
aga Kargi saare kaotamine Ameerika vägedele hävitaks selle loo kohe ja see ei puudutaks vaid kaotatud naftatulu. See oleks valitsusele avalik alandus, mida ei saa varjata ega õigustada. Riigitelevisioon võib proovida ilustada, kuid propaganda on piiratud, kui pildid on selged. Ameerika väed kontrollivad sadamasildu, tankerid laadivad naftat välisjärelevalvega, lipud lehvivad endise Iraani võimualadel. Need pildid leviksid hetkega üle kogu riigi ja kogu maailma ja kui inimesed seda näevad, hakkab midagi sügavamat murenema, kui purunematu jõumüüt hakkab hääbuma. Paljud iraanlased on aastaid vaikselt oma juhtides kahtlenud. Aga hirm hoidis need kahtlused maha surutuna. Sümboolse kaotuse nägemine muudaks isiklikud mõtted ühiseks. Inimesed sosistavad, mida on uskunud, kuid pole julenud valjusti öelda. Juhtkonnal puudub lahendus. Kui režiimi narratiiv niimoodi kokku kukub, võib lojaalsus süsteemi sees väga kiiresti nõrgeneda. Julgeolekutöötajad hakkavad kahtlema, kas neile antud käsud on endiselt mõistlikud. Kesktaseme ametnikud püüavad juhtkonnast, mis paistab haavatav, eemale hoida. Ka tavalised kodanikud märkavad jõudude tasakaalu muutumist. Revolutsioonid ei alga alati rahvamassidega tänavatel, vaid vahel ka vaiksemalt, kuid sama ohtlikult valitsusele. Üle riigi leviv psühholoogiline nihe. Inimesed lõpetavad teeskamas süsteemi stabiilsust ja hakkavad valmistuma järgnevaks. Iraani juhtkonna peamine relv on aastakümneid olnud usk oma vastupidavusse. See paratamatuse tunne hoidis kriitikud ettevaatlikud ja opositsiooni killustatuna. Kui usk maailma ees puruneb, kaob süsteemi kaitsev hirm. Kui seekord juhtub, pole režiimi kriis enam vaid majanduslik või sõjaline, vaid ka usalduskriis. Ajalugu näitab, et kui inimesed ei usu süsteemi püsimisse, võib see ootamatult kiiresti laguneda. Kargi saare hõivamise tagajärjed ulatuksid kaugemale Iraanist. Energiaturud tunneksid šoki kohe. Kui miljonid barrelid Iraani naftat kaovad äkitselt ülemaailmsest pakkumisest, võivad hinnad väga lühikese ajaga tõusta 10 või 20 dollari võrra barreli kohta. See hinnatõus ei jää ainult finantsturgudele. See jõuab bensiinijaamadesse, lennupiletite müügilektidesse ja veokuludesse, mis mõjutavad kogu majandust. Tavainimestel oleks mõju kiire ja valus, sest naftavarude vähenedes tõusevad kütuse hinnad kohe. Lennufirmad tõstaksid piletihindu, et katta kõrgemaid lennukikütuse kulusid ja transpordiettevõtted lükkaksid oma kasvavad kulud edasi jaemüüjatele. See surve kandub läbi kogu tarneahela. Toidukaubad, elektroonika ja majapidamistarbed kallinevad. Esmalt kurdavad autojuhid kütuse hinna üle. Varsti tõusevad ka toidu kojuveo, bussi ja lennupiletite hinnad ning šokk kandub kiiresti teistesse sektoritesse. Iraani valitsus on aastaid toetanud esmatarbekaupade nagu leiva, elektri ja kütuse hindu, et need oleksid peredele taskukohased. Need toetused sõltuvad naftatuludest. Kui see tulu kaob, oleks toetusi raske säilitada. Pered tunnevad topeltsurvet. Kasvavad arved ja hinnad, samas palkade väärtus langeb. Inflatsioon vähendab sissetulekuid. Säästude ostujõud väheneks ja reaal nõrgeneks veelgi välisvaluutade suhtes. Väikeettevõtted tunneksid kohe survet. Kui majapidamiste eelarvet pingul, kulutamine väheneb ja impordikaupu müüvad poed on suurima surve all. Iraan sõltub välismaistest masinatest, ravimitest ja toidust, mistõttu valuuta nõrgenedes kallinevad importkaubad oluliselt. Riiulid hakkavad tühjenema, hinnad tõusevad ja ettevõtjad võitlevad selle nimel, et uksed lahti hoida. Keskklass, keda on juba aastatepikkused sanktsioonid kurnanud, leiaks end veelgi enam äärele surutuna. Ka avaliku sektori töötajad ei jääks puutumata. Õpetajate, medõdede ja riigiametnike palk tuleb suures osas riigi naftatuludest. Tulud vähenedes hakkavad maksed hilinema, vähenevad või muutuvad ebakindlaks. Rahulolematus levib vaikselt institutsioonides, mis peaksid ühiskonda toetama. Noorte tööpuudus kasvab ilmselt veelgi, kuna ettevõtted vähendavad tegevust või lõpetavad tegevuse. Majanduslik kahju poleks vaid numbrite küsimus, vaid tooks ka psühholoogilist koormat. Iraanlased on aastakümneid elanud sanktsioonide all, kuid valitsus viitas naftale kui riigi turvavõrgule, mis aitas süsteemi toimida ka raskel ajal. Kargi saare kaotus tähendaks eluliini kadumist, mõjutades lisaks majandusele ka Iraani juhtkonda, kus võivad ilma naftatuludeta tekkida lõhed. Vanameelst, revolutsioonikaardiväelased ja tehnokraadid võivad omavahel kokku põrgata, kuidas reageerida. Kohalikud kubernerid võivad keskvalitsuse korraldustele vastu hakata. Palgata või pettunud julgeolekujõud võivad kõhkleda kontrolli kehtestamisel. Majanduslik kokkuvarisemine võib viia poliitilise kaoseni, kus protestid vallandavad fraktsioonide võimuvõitlused ja Kargi hõivamine põhjustab ebastabiilsust ja sisetülisid. Suured energiaimportijad peavad välismaal kiiresti kohanema. Hiina ja India on Iraani suurimad naftakliendid ning mõlemad riigid peaksid kiiresti leidma alternatiivsed tarnijad.
Peking võib tugevdada mereväebaase Pärsia lahe laevateede ääres, näidates valmisolekut kaitsta energiajulgeolekut ilma otsese konfliktita. India võib samal ajal kiirustada toornafta hankimisega Saudi Araabiast või Iraagist, et vältida puudujääke. Asendusnafta otsimine suurendaks naftavarustuse pinget. Kui suured ostjad konkureerivad samade tootjate naftabarelite pärast, tõusevad hinnad ja kiirendavad inflatsiooni maailmas. Väikese Pärsia lahes saare segadus käivitab ahelreaktsiooni, mis mõjutab majapidamisi üle mitme kontinendi. Geopoliitilised mõjud ulatuvad kaugemale naftavoo katkemisest. Iraani piirkondlikud partnerlused sõltuvad rahast ja naftatuludest. Kui sissetulek väheneb, on Teheranil vähem raha liitlaste ja varirühmituste toetamiseks Lähis-Idas. Iraagi, Süüria, Liibanoni ja Jeemeni relvarühmitused sõltuvad Iraani rahastusest ja relvadest. Äkiline puudujääk nõrgestaks nende tegevust ja looks konfliktides lüngad, kus Iraan on olnud oluline. Need lüngad täidetaks kiiresti. Rivaalvõimud, alates Saudi Araabiast kuni Türgini, tormaksid tühimikku täitma, kujundades ümber mõjujõudude tasakaalu kogu piirkonnas. Sellel oleks laiaulatuslik mõju mitmetes pingekolletes. Süürias võiks Iraani toetuse vähenemine nõrgendada Venemaa positsiooni. Liibanonis kahaneks Hezbollah rahastus, vähendades nende võimet jõudu näidata. Jeemenis oleks Houthi-vägedel keeruline kampaaniat jätkata. Need muutused tooksid uusi tegijaid, piirkondlikke rivaale või suurriike, suurendades ebastabiilsust ja konkurentsi. Teheranis algav majandusšokk võib ümber kujundada alliansse kogu Lähis-Idas ja mujal. Seetõttu ongi Kargisaar strateegiliselt väga tähtis. Selle kaotamine pingestaks Iraani majandust ja sunniks valitsusi ning turge kogu maailmas kiiresti kohanema. Naftavood suunataks ümber, liidud muutuksid ja majapidamised Aasiast Euroopani ning Põhja-Ameerikani tunneksid tagajärgi oma igapäevastes kulutustes. Väike saar Pärsia lahes võib ootamatult saada ülemaailmse majandusšoki keskpunktiks. Vaatame lähemalt üht Iraani suurimat abistajat Venemaad. Venemaa on raskustes kallis ja põhjendamatu Ukraina sõjaga. Kargisaare vallutamine katkestaks Iraani rahavood ja nõrgestaks Moskva sõjamasinat. Putin on aastaid kasutanud Iraani droone ja rakette Ukraina linnade ründamiseks. Teheraan on saatnud tuhandeid Shahidi droone, mis sööstavad tsiviilpiirkondadesse, hävitades elektrijaamu ja tappes süütuid tsiviilelanikke. Kui Iraani naftaraha lõpeb, jäävad tehased seisma. Raha puudumine tähendab tootmise ja tarnete lõppu ning Vene väed jäävad kaitsetuks, otsides relvi, mida nad endale lubada ei saa. Vladimir Putin võib avastada, et droonid on otsas, muutes tema armee nõrgemaks kui kunagi varem ja lõhkudes autokraatide telje. Vladimir Putin jääks veelgi isoleeritumaks, sest tema partner on nüüd liiga vaene, et aidata. Panused on kõrged. Vähem droone säästab Ukraina elusid. Nõrgem Kreml peaks kulutama piiratud ressursse oma lagunevale sõjaväele. Maailm näeks, et Iraani taoliste diktaatorite toetamine toob tagajärjed. Kargisaare langus kiirendaks Venemaa allakäiku. Putini suur plaan muutuks ellujäämisvõitluseks, kui tema sõjamasin kaotaks ühe oma tähtsaima päästerõnga. Arvestades olukorda, ei jää Iraan vaikseks, kui temalt võetakse üks tema olulisemaid saari. Teheran on aastakümneid keskendunud häirimisele, mitte otsesele vastasseisule. Selle asemel, et püüda võimsate merevägedega laev laeva vastu võistelda, keskendub Iraan taktikatele, mis tekitavad kaost ja ebakindlust. Hiired ründepaadid liiguvad kiiresti mööda laevaliine, rannikul paiknevad raketipatareid jälgivad sõjalaevu varjatud positsioonidest ja meremiinid võivad ilma hoiatuseta ilmuda kitsastes väinades. Need taktikad ei ole pelgalt teooria. Iraan on neid varem kasutanud ja neid võivad kiiresti maailma kaubandust raputada. Operatsioon Mõõrgav lõvi. Alguses avaldasid Iraani väed survet Hormuzi väinas liikuvatele laevadele, kasutades sama taktikat. Väikesed rünnakud tankeritele mõjutavad energiaturge. Kindlustus kallineb, laevandus aeglustub ja nafta hind tõuseb. 1980-ndate tankerite sõja ajal põhjustasid väikesed rünnakud suuri ülemaailmseid kaubandusvapustusi. Oht ei piirdu üksnes veeteedega. Iraanil on Lähis-Idas proksivägede võrgustik, mis võimaldab tal konflikti kiirelt laiendada. Rünnakud USA ja liitlaste sihtmärkidele on juba alanud. Kargisaare pärast alanud võitlus võib kiiresti kasvada piirkondlikuks sõjaks. Raketistardid sagenevad, küberrünnakud muutuvad sagedasemaks ja oht, et kokkupõrked kanduvad üle naaberriikidesse, kasvab iga päevaga. Kui need võrgustikud aktiveeruvad, laieneks võitlus lahe piirkonnast kaugemale, sest Iraani partnerid on tegevad mitmes konfliktitsoonis, ka Punases meres. Jeemeni Houthid, kellel on Iraani droonid ja raketid, on juba tõestanud, et suudavad häirida laevaliiklust Bab el-Mandabis. Mõne päeva jooksul pärast 2026. aasta konflikti algust jätkasid nad rünnakuid Ameerika Ühendriikide ja Iisraeliga seotud laevade vastu. See oht
on reaalne. Alates 2023. aastast on Houthi väed rünnanud enam kui 100 laeva. See survestab kaubateed, mida läbib umbes 12% maailma kaupadest. Pinjete kasv võib tuua mitmerahvuselised mereväed laevandust raitsma. Samas kasvab oht, et Saudi Araabia naftarajatised või Ameerika baasid Iraagis ja Süürias võivad sattuda rühmituste rünnakute alla. See, mis algab ühel saarel, võib laieneda kogu piirkonda, põhjustades vastasseise ja humanitaarkriise, mitte ainult sõjalisi tagajärgi. Abitarned Jeemenisse võivad aeglustuda või peatuda, süvendades miljonite nälga. Teraviljavedu Punase mere kaudu võib viibida ja tõsta ülemaailmseid toiduhindu. Ranniku kogukonnad konfliktide lähedal võivad sattuda drooni- ja raketirünnakute ning merepatrullide vahele. Iraani nafta vastu algatatud samm võib areneda kriisiks, mis mõjutab elu ka väljaspool lahte. Iraan otsiks samuti võimalusi rünnata nii, et neid ei märgataks. Küberrünnakud on üks nende tugevamaid tööriistu. Need võivad tabada laevandustarkvara, tankerite jälgimissüsteeme või sadamate tööd kaugel lahinguväljast. Süsteemide häirimine võib aeglustada kaubandust sama palju kui raketid. Kui lisada tarnealaevu kimbutavad droonid, oleks isegi väike USA kohalolek Kargi saarel pidevalt surve all. See muudab operatsiooni olemust. Saare hõivamine võib olla kiire, kuid hoidmine nõuab pidevat kaitset. Õhutõrje ja merepatrullid peaksid olema ööpäevaringselt valmis ja jälgima laevateid. Iga varustus toov kolonn võiks olla sihtmärk. Kaasaegne sõda ei seisna ainult sõdurites maapinnal. See on võistlus tervete süsteemide vahel, on ka veel ohtlikum võimalus. Kargi saare kaotus võib Iraani tuumaprogrammi kiirendada. Eksperdid arvavad, et Iraanil on endiselt 100 kilo rikastatud uraani, hoolimata rünnakutest Natanzi, Fortau ja Isfahani vastu. Osa sellest võib juba olla maa alla peidetud. Kui Iraan kaotaks oma peamise naftatulu, võivad juhid otsustada, et neil pole enam midagi kaotada. Inseneridele võiks anda käsu rikastada uraani relvakõlblikuks nädalatega. Inspektorid hoiatavad, et Iraanil on piisavalt materjali mitme tuumaseadme jaoks, kui nad otsustavad täielikult välja murda. Tuumarelvade hankimine tõstaks piirkonna pingeid ja muudaks jõudude tasakaalu. See võib heidutada rünnakuid, kuid julgustada liitlasi nagu Hezbollah või Houthid ning sundida Washingtonit tegema raskeid otsuseid. USA juhid võiksid kaaluda rünnakuid maa-aluste tuumarajatiste vastu, kuigi riskid on suured ja kahjustused võivad vallandada radioaktiivset materjali. See mürgitaks maad, vett ja rannikuid, millest sõltuvad miljonid. Naaberriigid peaksid oma julgeolekut ümber hindama. Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraadid võivad Iraani tugevnemise tõttu alustada oma tuumaprogramme. Turud reageeriksid kohe, nafta hind tõuseks kiiresti. Kindlustusandjad võivad Pärsia lahes laevade kindlustamise lõpetada, mis tõstaks transpordikulud lakke. Siis pole kriis enam vaid ühe saarega seotud. See, mis algas katsega nõrgestada Iraani majandust, võib muutuda ülemaailmseks hädaolukorraks, mis hõlmab tuumariske, energiakatkestusi ja uut relvastusvõidujooksu. Ja on veel üks risk. Kui Iraani väed taanduvad, võivad nad enne lahkumist saboteerida naftaterminale, õhata torujuhtmeid, süüdata mahuteid või paigaldada infrastruktuurile lõhkeaineid. See võib viia Pärsia lahe ühe suurima naftareostuseni, mille tagajärjed levivad kiiresti. Naftalaigud levivad kiiresti soojades, madalates vetes, kattes linde, kalu ja mereelustikku juba mõne tunniga ning hävitades ökosüsteeme. Rasktjäägid vajuvad merepõhja ja mürgitavad krevette, karpe ja muid liike, millest rannikukogukonnad sõltuvad. Kahju oleks veelgi suurem. Korallrahud, mangrovimetsad ja märgalad võivad saada püsivaid kahjustusi. Need on mereelustiku sigimisalad ja looduslikud tõkked rannikule. Kui need häviksid, võiksid tagajärjed kesta aastaid. Kalavarud variseksid kokku ja soolavee magestamise tehased, mis varustavad joogiveega, võiksid seiskuda, kui nafta nende süsteemid saastaks. Hoovused võivad kanda naftalaike Araabia Ühendemiraatide või Saudi Araabia rannikule, põhjustades ulatuslikku kahju. Kalapüügiettevõtted ja magestamistehased võivad kiiresti seiskuda, miljonid jääda ilma puhtast veest, põhjustades poliitilise vastureaktsiooni. Naftareostusest mõjutatud riigid võivad operatsiooni süüdistada, ka siis, kui sabotaaži tegi Iraan. Pinged kasvaksid, liidud võiksid pingestuda ning sellele võiksid järgneda üleskutsed sanktsioonideks või uurimisteks. Näiline sõjaline edu võib muutuda ülemaailmseks kriisiks. Kaalul on rohkem kui lahinguväli. Mürgitatud laht häiriks toidutarneid, majandust ja suurendaks pinget riikide vahel, kes neist vetest sõltuvad. See näitab, et sihtmärgi tagajärjed võivad ületada eesmärgi. Lõppkokkuvõttes loob Kargi saar paradoksi. Kaardil paistab see sihtmärk väike ja eraldatud, kuid selle hõivamine USA pommitamiskampaania ajal põhjustaks tõenäoliselt suurema ahelreaktsiooni. Washingtonit võib oodata pikk ja kulukas kohustus ning Iraan alustada pidevaid vasturünnakuid. Energiaturud reageeriksid kohe. Mõni kilomeeter maad Pärsia lahes võib kiiresti muutuda kuude pikkuse vastasseisu keskpunktiks ja kergitada järsult naftahindu maailmas. Sõjalised planeerijad otsivad tihti jõudude tasakaalu muutvaid survetegureid.
enamik sihtmärke avaldab piiratud mõju, hävinud rajatised või sanktsioonid põhjustavad vaid väikseid häireid. mõnikord ühendab üks asukoht mitu olulist süsteemi korraga. Kui see juhtub, annab selle kontrollimine tohutu mõjuvõimu kogu struktuuri üle. Hargi saar on üks haruldasi sõlmpunkte. Peaaegu kogu Iraani naftaeksport läbib seda ning see tulu toetab valitsuse kulutusi, sõjalist tegevust ja poliitilist stabiilsust. Kui see rahavool katkestada, hakkab kogu süsteem nõrgenema. Üks väike saar haldab suuremat osa riigi energiaekspordist ja suunab igal aastal miljardeid dollareid riigi rahandusse. Kui kontroll Hargi üle omaniku vahetaks, oleks mõju palju laiem kui ainult saarel. Esmalt tunneks šoki Iraani majandus, kuid kiiresti järgneksid ka globaalsed naftaturud, piirkondlikud liidud ja sõjalised strateegiad kogu Lähis-Idas. Kõik sellepärast, et üks väike saar lõpetas tankerite saatmise maailma.